aga vaatame, siit toob Skyli rünnaku ära ja kaasel nüüd võimalus palliga hästi tegutseda. Ai, no siit pannakse ühe! Ermedo Silva siin uuesti keskele jõudnud on ja paneb Petmansoni korralikult istukile ja konksutab Tammeka meeste vahel pikalt ja tuleb rikošett. Ning tema asemel siis väljakule number 17, Roman Smirnov. Vaatame, siit toob selle ära ja siit nüüd neljas pole üldse. Patrik EFC-ga mängib kokku ja Ivanovile nüüd juba Killermel taas päris palju ruumi. Konksutab, tuleb ise löök ja tulebki väravasse löök. Pall läheb siis ikkagi, kõrrele, sai selle palli sealt uuesti mängu ka koheselt panna ning oi, siit nüüd tehakse juba rahvale, kui Lerme tuleb, võtab ette ja siit on võimalik minna otsima, ikka konks ja löögikoht ka ja siit pannakse taas see. Kuidas asjad tegelikult on? Nüüd sai Kalju palli tagasi ja ohtlik löök! Hakkab lööma või võiks hakata lööma, aga siit Kalju tahab veel. Ja mõtle, kui Kalju paneb kolmanda. Kierme. Ja Meratit on siin ei anna! Siia välisküljega ja Patrik Keeves keskel pokub, kui Lerme tahab ikka ette võtta. Ikka võtab ette, palute tema vastu, see lööb latti sellest olukorrast. Lõppenud sellega, et Kalju tuleb 3-2 rünnakule ja siit on võimalik teha, kui Lerme võtab ette ka ja paneb seda taha poste ära. Võtkegi Lerme ka kinni. Mängivad lahti hoopis Kaljumehed, proovib Killerme jälle oma nõksutamisega ja proovib peale. Oi! Ja Tamm hästi nüüd jätkub kasti. Värava ette pall, seal on nüüd olemas Kierme ja lööb siit ära 2-2. 70. Nüüd Kure vastu, kes hetkel tabelis viimasel kohal on ja nüüd Killermel seal varianti, oi kuidas keerutab ja tagant postist mööda. Orlov, väga hea võimalus oli siit Kaljul oma teine lüüa, nüüd Killerme ja Saar oma vahel. Taaskord senderdus tuleb kasti, Kask saab löögile 2. Killerme, Rõõmussaar ajab teda taga, Killerme endiselt läheb. Kuidas see Killerme küll jaksab ja taas läheb mööda ja Rõõmussaar lihtsalt võtab ümber. Päris palju ruumi tal liidud on, jõuab Karistalasse, Orlov suutab ühe puutega selle Karistala joone juurde jätta ka Killermelt peale löök ja see lendab värava lait. Saar jälle ja läheb ja nüüd läheb Pajunurm ka appi veel ja rebib seal natuke ja nüüd oi ja suud. Hirmus kiiresti läheb seal Tammeka mängijate eest ära, nüüd ei ole tal lihtsalt tuge samaväärse tempoga juurde tulemas, kui Lerme liidub ise parema jalaga, tuleb hea peale löök, palju lahti ohtlik. Ühe korral Förk siiamaani sahisema on saadud, vaatame, mis siit olukorrast tuleb. Lerme jõudnud karistusalasse, vasaku jalaga tuleb peale löök ja see maandub küljevõrgus korras. Saab juba suluseisu ära minna, kui nüüd Lerme võtab ära pealt Marko Luka ette. Veel ühe pettega ja üritab sealt keskelt ise läbi murda ja väga aktiivselt ja vasakuga paneb üle ja... Tõsta ka jällegi, et kui sa saad surve peale, siis lõpuni ei jõua hoida, aga ära tasuks lüüa. Ja Valne saab ka müramist palju kastis, teine pall siin Nõmme Kaljule jääb, jällegi Lerme. Kus konksutab, kus keerab sõlme mehi. Oi, siin hea, et veel ise seisuga tundub, et viimane rünnak jääb Kaljule, kui Lerme paremalt äärelt. Nüüd on võimalik tulla, võetakse ette ka seal, ütleme nii, et... Ja nüüd on võimalik ääre pealt teha 1-1 vastu. Taresenkov seisis seal vastu, pöörab ta Silva vasaku peale ja natuke jäi... Tuult pall paremale äärele ja sööta. Killerme taas 1-1 ette võtmas, saab sealt mööda ka Senderduse. Karistusalasse tuleb löök ja Ivanov. Tuleb ette võtta ise. Ja paremale pöörab ja läheb lööma. Ei olnud paha. Ja tuleb Kalju pikalt, pall kastis. Ja Pašer samamoodi oma jõulisusega selle ees. Korralikult möllamas on, vaatame selle olukorra ära, Kaljukad on murdnud karistusalasse, tuleb siit terapall värava ette ka, pääseb Tamm löögil. Terav, et Kalevi, särgi numbreid üleüldse mehi näha on päris raske, Killerme jälle tuleb eest läbi. Ja siin on natukene... Väga edu tuleks, aga just niisugused kiired pallid ette ja sealt sünnib... Oi, kuidas Killerme keerutab seal ja võttis 3-4 meest ette ja nüüd lööb vasaku. Killerme nüüd vahelduseks ka vasakule äärel ja läheb sealt palliga kasti ka, läheb löök ka teele ja Baturi. Flora, kõik see kaitseblokk on liikunud sinna enda väravalt vaadatuna rohkem paremale ära ja nüüd taas võtab Carvalho ette ja läheb Tolstikil minema ja läheb ette üles. Justkui olnud, nagu ütleks, ühtlasem. Sapini on palju otsitud, aga ei ole võib-olla nii palju keegi silma paistnud, kui taas see Carvalho ja nüüd tuleb Tolstikist mööda veel vasaku peale ja selle... Pressima.
aga sööt paremasse äärde Killermele, kes möödub Aalo eest, liigub karistusalasse ka, jätkuvalt Killerme ka. Õige pea ehk väljakule ootame. Tegi seal veel Ivanov ja Patrikeevs ka skoori. Kui praegu Killerme minemas ja äkki siit võtmisega Killerme nüüd jäänud vasakusse äärde. Oksutab siin Roloni vastu, Rolon üritas teda veaga maha võtta. Senderdus läheb keskele ja Killerme. Veel maas. Läheb Koolovi vastu. Koolovi vist lahti saanud. Kastis ka Killerme. Tõmbab ja. Siin ütleme Levadia ja, mitte Levadia, vaid Flora ja Paidega ollakse nagu selles mõttes. Vaatame seda parempoolset keskkaitsjat, kes siis ütleme ülemäära tihti ikkagi põhikoostisust ennast leidnud ei ole, aga tasapisi tundub, et siin nii-öelda rotatsiooni hakkab ennast sisse mängima. Palju mängumehi, kelle peale seda hetkel seal riputada. Vaatame siit hoopis Kalju rünnaku ära, kui Lerme ette võtmas ja jõuab palliga kast. Ibrahim Žabir on tulemas Kalju poolt väljakule. Killerme. Oi ja nüüd siis! Oi, kui Lerme ikka täiesti songlöörib.